Vana sõber teeme, sõbrad! Kuule, kas sa oled see sama poiss, kes alles laualt jooksis niimoodi läbi, et pead ära ei löönud, aga püksid olid veel märjad või? Ma mäletan, kui sa mind kuivatasid. Mina ei kuivatanud, sellel õhtul ei kuivatanud, aga alles need jõudsin ja kohe lähen annan veel põtradele süüa korralikult. Nüüd on siis teada, kelle põhjapõder Tallinna kesklinnas ringi tuuseldas. Ei, ta ei lasti jalga, ta läks linna peale, me andsime talle võimaluse, et läheb, käib natuke, vaatab ringi, sest kujut ette, kui sa siin kogu aeg aias oled, no niimoodi ju ei saa, ta ei tea, kuhu ta üldse tuli. No. Nii et me lasime ta linna peale, homme läheb teine ja enne jõule lasen kolmandaga veel korra. Aga see ei ole jõulumehe Lora jutt. Klientide ligimeelitamiseks veetigi kaubikus Raekoja platsile põhjapõdrad. Üks neist aga pani kohe pärast auto pealt maha talutamist linna peale putket. Põder läks mööda ikka kõige populaarsemaid kohti, kus kõik rahvas armastab laupäeva õhtuti koguneda, Hollywoodi diskoteegi eest läbi, üle Pärnu maantee ja vaatas üle ka Solarise kaubanduskeskuse ja siis kõndis Liivalaiani, vaatas, et seal jäi natukene igavamaks juba ja siis tuli mööda Tatari tänavat tagasi. Segadus oli suur. No natukene oli segadus suur, sest politseil oli väheke hämmeldust, et nemad arvasid, et nad peavad pätti püüdma, aga keegi ei olnud edasi andnud, et oli hoopis põhjapõder. Autojuhid olid siiski mõistvad. Ka riigiametnikud olid oma ülesannete kõrgusel. Kasutaks siinkohal võimalust ja tänaks väga kõiki politseinikke ja päästeametit. Nad olid väga aktiivsed ja väga tublisti reageerisid ja väga kiiresti. Seega sai põder siis jalutada linna peale ainult 1,5 tundi. Juht Põhjapõder on Raekoja platsis oma kaaslaste juures tagasi. Paljud Tallinna külalised aga kipuvad neid poputama. Põdrale on maiuseks põdrasammal, see on hallikat värvi, aga vaevalt, et linnainimesel nüüd sammalt taskus on. Aga põder peaks maiustama ka porgandi ja rosinatega. Et kui siis anda midagi taolist, kindlasti mitte pakkuda piparkooki ja kindlasti mitte hõõgveini. Et seda põhjapõdrad ei taha ja neil on väga õrn seedimine, et paluks, et inimesed suhtuksid mõistvalt nende põhjapõtrade menüüsse siis. Purjus põhjapõder on küll viimane, mida Tallinna vanalinna vaja. Just, seda ei ole kellelgi vaja.